Naljaks, sa lakud mune. Ei võta, ei lõika välja. Teeme kohe ära. Ja tehtud. Pinge maas. Nii, minu kõrval on Eesti üks väga munadega naine. Aasta kloun. Okei, oled aasta kloun. Aga ütle, Brigitte, kui sa eelmisel aastal ise tagasi vaatad, mis tõi selle tiitli sulle? Ma mõtlesin selle peale täna ja kui ma hakkasin tegema throwbacki oma Instas, eks ta ikkagi oli, ma arvan, Tantsud tähtedega, Valaline kaunitar, kõik need Insta-lollused, mida ma topin sinna kogu aeg. Võtke mult ära see Instagram ausalt. Ja intervjuud, sellised intervjuud nagu see, et näiteks ma vaatasin, ma olen oma Facebookis jaganud sellist uudist, et mul hakkas intervjuu ajal igav ja siis ma suudasin ajakirjanikku. Et selles mõttes, ma arvan, et see lahutab meelt küll, et kui on inimene, kes elab oma tavaelu, on ju, vaatab, et üks inimene läheb ja lihtsalt suudleb teist naist oma töö ajal, võib-olla tunneb ennast kohe paremini, et ma arvan, et see tõigi, et ma sain inimeste ellu tuua rõõmu, nad said naerda minu üle koos minuga. Samas on palju vihkajaid ikka veel. Sa oled juua täis või? Minu on täiesti juua täis! Ta on täna rohkem täis. Ei võta, ei lõika välja. Ei, muidugi ei lõika välja. Lähme pane üks oma hetk Sky arvele päriselt. Mul näpud nii põhjas. Oota, kas suunamudimine ei too enam raha sisse või... See ei olnud küsimus. Kes maksab? Kuuled või? Me suudlesime. Ma arvan, et ma väärin šampanjat. Armukesed või? Üks on siin küll tegelikult, aga ma ei saa öelda, kus juures teate, kui haige oli see või? Ma olin ühe armukesega eile, ma ei saa öelda äkki ta. Aga Madis, sa käisid eile KFC-s teisipäeval. Ma nägime siin, ma olin mingi, see ei ole võimalik. Kohe reaalselt, aga ma ei jäänud õnneks armukesel, ma ei jäänud läheb pingesse muidu. Ei teab küll, mis jutud, kui mehed lähevad pingesse. Madis, ma olen pettunud ta ei näinud. sinust. Mina nägin Madis, saate aru? Mina näen paparatsat, mitte paparatsa mind, vaat see on see level, kus ma olen. Aga Brigitte, sa oled kõik oma valu pööranud naljaks. Sa lakud mune. Piinavad ära. Mul ema vaatab. Tere, emme! Me oleme ennegi hullemat teinud. Nii. Aga millised, sa pöörad kõik huumoriks, sa ütled ise, et sa traumad rahaks. Sul on nii ilus soeng, ma pean vahel ütlema, sa oled juuksed lõiganud või? Üliterved näevad välja. Kui armas, et sa püüad selle intervjuu pöörata praegu siia poole. Aitäh, kullakena! See on, vaata, see intervjuu peab olema nagu hea seks, pidevalt erinevad sellised nurgad, vaata. Aga mis poos su lemmik on? Ei ütle sulle seda. Buy me dinner first. Kuule, ma olen selle paar dinnerit ostnud, by the way. Oled küll, jah. Äge oli see. Vabandust, ma segan see küsimus. Ma olen nii lihtsalt, ma olen närvis ja nagu siis ma hakkan pabistama, ma hakkan pablama kõike juttu rääkima suust välja, homme vaatan. Aiga mul piinlik ka pole, see on kõige hullem, mul pole piinlik ka homme. Peame tänu kõne nüüd ära. Laval pidasin, sa ei kuulnud, sa olid juua täis ju, ma räägin, mul oli terve kõne. Mul oli valmistatud kõne, kui ma lähen lavale. See oli mul kortsus kägas, ma ei pea küll seda mingit kõne, et lugeb iga aasta niikuinii pähe. Ja siis öeldakse, ja siis kuulen, läheb muusika. Ja siis tähengi, läksin laval, lugesin ette, et mul oli paar head nalja ka vaata, nagu Snoop Dogg ütles, et first of all I want to thank me. Ma mõtlesin, et hea joke panen ka sisse, rahvas ei naernud. Võtke ära see tiitel mõte. Stand-upi karjääri siit tulemast ei ole? Harimati ütles mulle, et sa oled alati see pihv, kes teeb muuve. Kus Harimati on? Ma tahaks Harimatiga... Harimatiga me paneme sind ühte videosse täna õhtul veel kindlasti. Kas ta on siin või? Oli. Mina küll nägin teda. Valetad? Ei. Mulle tundus, kus ta on? See vaakin on minevik. Ma arvan jälle, sul olid, vaata see. Sul fookus lappas. Teda pole, ta on välismaal. Okei. Tema on välismaal. Aga ta võib olla välismaal, aga ta ei ole välistatud. Aga kes on su elus välistatud? Mitte keegi. Tead, lõpetame selle tsitaadi. Tegelikult natuke armsa asjaga ka vaata. Mulle meeldib finaalides alati pakkuda, kui see armast nagu kogemust ka on ju. Mille üle hiljem on hea naerda. Aga armas kogemus on see, et vaata ükski muinasjutt või lugu pole läbi, kuniks inimesed veel elavad. Sest et korra tõmban tõsiseks. Vaata... Sina tõsiseks, sorry. Sest vaata päriselt, ma puutusin kokku selliste asjadega nagu haigused ja kui need tabavad nagu sinu ütleme väga olulisi inimesi, siis sul tuleb nagu pidevalt see meelde, et mul on tegelikult üks elu, vaata.
ja ühest küljest ma olen ülitänulik, kui ma selle kogemust sain, teisest küljest loomulikult ma vihkan seda kogemust, aga ma tunnen, et viimase paari kuu shift on käinud sellest, et mulle tuleb meelde, et päriselt meil on kõikidel siin elus ainult üks elu ja ükski muinasjutt pole läbi, kuniks te mõlemad elate. Alles siis on läbi, kui nagu, saad aru, et tegelikult tõesti aasta meelelahutajana, what the fuck, ma olengi aasta meelelahutajana, täitsa lõpp. On see, et päriselt tehke seda, mis teid teeb õnnelikuks, nagu tõesti. Ma küsin ühe küsimuse veel. Kumb teeb sind õnnelikumaks? Armastus või raha või? Ei, seks kas see seksikaima tiitel? See kindlalt. Seks on vanemate geenisümbioos, see on töö, raske töö ja vaev, et ma olen seal Vihula mõisas ja kuulan neid kuradi valest. Ja siis kuulan veel ja kõik tantsuproovid ja kõik Instagramid ja kõik asjad. See on ikkagi, see on tähtsam, see on mu töö, see tuleb from the heart. Ei suumi mu disse. Mis see aasta toob ja kas järgmine aasta kaitset tiitlit tugevalt? Tead 3 asja, mida ära ütle. Sissetulek, mees, järgmine samm, edega. Sky, musi, lähme teeme Mati.